Meile kõigile meeldib mugavus ja kaasaegsus. Milline võiks olla mugav ja kaasaegne, moodne Tallinn? Linn, kus ei toimuks, nagu praegu kohati tundub, igavest kemplemist jalakäijate, autojuhtide ja kergliiklejate vahel. Tallinna teemad on muudetud aastakümnetega väga poliitilisteks. Eks kõigil ole meeles Keskerakonna pikk aeg linna juhtimises. Seekord jätsime aga poliitikud, kelle otsustest sõltub linna arendamises muidugi palju, oma linnateemalisest arutelust hoopis välja. New Yorki varasem pearistmik Times Square on autodele suuresti suletud ja nüüd jalakäijate päralt. Brüsselis tuleb autosõitudeks aega varuda. Alates 2021. aastast on kogu linnas 30-kilomeetrine piirang. Vähem on liiklusõnnetusi, müratase on langenud. Pariisis võib uidata autovabaks muudetud Seini kaldapealsetel, mis nüüd antud jalakäijatele, jooksjatele, ratturitele. Maailma ühe mainekama linna planeerimise teemadega tegeleva kõrgkooli Massachusettsi Tehnoloogia Instituudi selle ala professor Andres Sevtšuk, kellega olen linnateemasid analüüsinud aastaid paljudes saadetes, näeb maailma suurlinnades toimuvas selget trendi. Enamus linnad on nüüd avastanud see maa, mis on kuulunud teede alla 20. sajandil, mis on põhimõtteliselt isegi mõtlemata või küsimata lihtsalt antud autoliiklusele. Seda on umbes 40–50% paljudes linnades on kogu linnamaast on liiklusmaa. Pariisis oli väga populaarne kampaania ja Anne Hidalgo, kes on Pariisi linnapea, tegi siis koostööd akadeemikuga, kelle nimi on Carlos Moreno ja kes on rohkem füüsik, aga ta populariseeris sellist ideed nagu ville de quart d'heure, mis tähendab siis 15 minuti linn, kus oleks paljud asjad igapäevaselt, mis vajalikud, hõlpsasti 15 minutiga kätte saadavad. Sellest kampaaniast sai ajend selleks, et palju rattateid Pariisi juurde ehitada ja see on olnud märkimisväärne. Suured tänavad on ümber ehitatud ja see on nagu edulugu olnud Euroopa linnades. Dan Mikin, pika kogemusega teenuse disainer, on jälginud ja pildistanud Tallinna arengut. Arhitektuurimuuseumis on väljas näitusta 12-aastaste vahedega samades kohtades tehtud fotodest. Ja pildid kinnitavad, et Tallinn muutub samas suunas nagu teised maailma linnad. Üha enam on linnaruumi linlastele. Brüsselisse ma ei ole nüüd jupp aega sattunud, aga Pariisi kohta kaldapealsed võeti autode käest ära ja tehti kergliiklusteedeks. New Yorkis on näha, kuidas järjepanu antakse rohkem ruumi just aeglaselt liikuvale transpordile. Mis selle kõige eesmärk siis on, et inimene ikkagi oleks linna keskmes? Kui sa jalutades naudid seda keskkonna, mitte ei karda auto alla jääda, siis hakkab linn toimima, siis hakkavad ärid toimima. Pärast, et autoga mööda sõites ostjad sisse ei astu, ei pea parkima autot ukse ette. Seda ei ole ka võimalik teha, kui kõik autoga sõidavad. Nii et kui Tallinn tahab moodne olla, siis siin on ju kohe eeskujud. New York, Brüssel, Pariis, autod kesklinnast välja. Autod kindlasti mitte välja. Inimsõbralikkus tähendabki seda, et kõigil ühiskonnagruppidel on võimalus linnas aktiivselt toimetada ja ma olen korduvalt seda rõhutan veel, et me oleme vananev ühiskond. Selle tõttu meil tegelikult peab olema autoga ligipääs igale poole tagatud. Küsimus on lihtsalt see, et kui laiad koridorid neile jätta. Aga inimsõbralikkus on ka see, et on turvaline. See, et inimesed julgeksid oma lapsed lubada ise kooli minna. Liikluse tõttu? Jah, liikluse tõttu. Tallinna kesklinn vähemalt on ajalooliselt nii tihe, isegi Tallinn terviklikult, et see oleks täiesti jalgrattaga sõidetav linn ja paljud piirkonnad on täiesti jalakäidavad linnaruumid. Me lihtsalt seda tegevust on vähe, kuna on väga ebameeldiv jalutada mitmes Tallinna piirkondades, kui sul on kõrval 8 rida autosid ja lund pritsib jalgadele ja valgust ei ole ja kõnnid lompides ja kõrval ei ole niisugused toetavaid äripindasid ja nii edasi. Ent alustame kaugemalt. Kust meil on tulnud see autokultus? Kui Tallinnas toimunut vaadata teadlase pilguga, nagu professor Sevtšuk seda teeb, siis on tal selgitus. Miks autojuhid end Tallinnas sageli kuningatena tunnevad? Meil on nii kiire autostumine Eestis olnud üks maailma kiiremaid protsesse, kui me oleme juba 2000-te algusel läinud Euroopa keskmisest kõvasti mööda ja nüüd me oleme veel tunduvalt eespool selle autode hulga osas. Ja tänu sellele on tänavaid projekteeritud niimoodi, et sinna on juba sisse kodeeritud niisugune 20% automahu kasv tänasest
situatsioonist. Ja see on tegelikult absurd, sest liiklusega ju ongi niimoodi, et see on nii-öelda toodetud nõudlused või induced demand on selle nimi inglise keeles, et mida rohkem ruumi me sellele anname, seda rohkem seda tuleb. Mõistagi, iga linna arengu üle otsustavad seal elavad inimesed ja võiks ju mõelda, et Tallinn võikski jääda autode rohkeks. Miks mitte erineda teistest linnadest? Aga kui linn on selline valglinn nagu Tallinn, siis ei saagi muud moodi ju liigelda kui autoga. No miks ei saa? Et südalinnas saab liikuda jalgrattaga, nagu ma võin veenvalt tõestada, kui elada kesklinnas, kui olla valgaladel, siis panustame sellesse, et meil on korralik ühistranspordivõrk. Et jällegi ei ole Tallinn kuidagi moodi unikaalne, on tunduvalt suuremaid linnu, tunduvalt laiavalguvamaid linnu, kus rongid, trammid, bussid toimivad ja toovad rattrahva ilusti linna kokku. Kui nad kõik tuleksid sinna autodega, siis ei mahuks sinna midagi peale pleki ära. Sellega on niimoodi, et ei saa ainult nagu asju ära võtta ilma midagi asemele andmata, et kui me teeme autoliikluse ainult kehvemaks, aga midagi nagu paremuse poole alternatiivina välja ei käi, et siis ongi ju oodata ainult negatiivset vastukaja. Kuidas võtta ära see stigma ühistranspordilt, et seda kasutavad vaid need, kellel ei ole autot, kes ei ole suutnud omal autot hankida, vaesemad? Sellega sõidetakse reeglina siis, kui see on lihtsalt kõige ratsionaalsem otsus, et ma saan sinna kiiremini, mugavalt, väärtuslikult ja mõistliku hinnaga ja ma ei pea parkimiskohti otsima. Aga paljud Tallinna piirkonnad ei ole kättesaadavad lihtsalt ühistranspordiga või vähemalt mitte sama lihtsalt kui autoga. No miks me ei saa Tallinnas seda ühistransporti toimima? No väikeste sammudega me sinnapoole liigume. Trammiliine tahetakse pikendada, nii et... Ja meil on olnud selline ajalooline keerukus Tallinnas, et Tallinnas üks hetk otsustati ühistransport tasuta teha ja see on ühes mõttes nagu poliitiliselt väga tore otsus, inimestele meeldib eriti nendele ühistranspordipilet ei ole taskukohane. Samas see pani sellise nagu kasvu ja arengu lukku, et kogu see raha läks ainult selle subsideerimise peale ja transpordivõrku ennast ei olnud saanud parandada. Nüüd on Tallinn neid otsuseid ümber vaatamas. Tasuta ühistransport esialgu jääb kuni sügiste kohalike omavalitsuste valimisteni kohe kindlasti. Aga kulgemismustreid ja viise linnas püütakse muuta, et Kiki lipsu meenutava Tallinna keskel ei oleks pidevalt suur ummik. See lipsu sõlmekoht on Ülemiste järv ja siis Tallinna Sadam meri. Idapoolne paun on siis Lasnamägi Pirita ja läänepoolne paun siis on Mustamägi Aabersti Nõmme. Keskosa Tallinnal on tõesti kitsas. Ma ei dramatiseeriks seda üle ka, sellepärast, et kui me võtame Manhattani kõige laiema koha, siis on täpselt see sama laius, mis meil on see Kikilipsu kõige kitsam koht. Tõsi, Manhattanil on ülitihe metroovõrk, mis aitab sellel tohutul inimmassil seal toimida, et meil sellist eelist kahjuks ei ole. Tallinnas võiks ja saaks maa-aluse metroo rolli täita edukalt tramm, nagu Helsingis, kus ka metroo olemas, aga trammid linnapildis nii nähtavad. Kuidas seal tundub, kas tramm peaks olema prioriteet? Tihtipeale ei ole võimalik rahaliselt igale poole trammi loomulikult paigutada ja see on täiesti okei. Aga trammidel on selline väga tore kõrvalmõju, et nad on paigas ühe liini peal, need ei muutu nii lihtsalt, sest rööpad on maasse kaevatud ja sinna ümber tekib linn. Tekib asukoha väärtus, maa väärtus tõuseb ja tekib tihedam hoonestus. Ja me oleme paljudes Euroopa linnades näinud seda trammi efekti ajalooliselt, ka Tallinnas, kus on trammiliinid, on linn ümber arenenud. Samas trammid ja bussid on niisugused komplementaarsed, need käivad kokku üksteisega, et põhiline, et oleks see võrk kataks piisavalt palju linnast ära ja et sinna saaks kiiresti ja turvaliselt ja väärtuslikult kohale. Uusi trammiliine on Tallinnas viimastel aastatel ehitatud, kuid üsna pea oleme silmitsi järgmise suurprojektiga. Järgmine suur segadus Tallinna liikluses algab 2027. aastal 2 aasta pärast, kui kesklinna üks peamisi artereid Liivalaia tänav läheb remonti. Kindlalt on teada, et siia tuleb trammitee ja teada on, et kõik peab lõppema, valmis saama 29. aastaks, sest seda nõuab Euroopa Liidu rahastus. Liivalaia tramm toob hoopis teistsugused inimeste liikumiskoridorid linna ja lõpuks see peaks jõudma välja Kristiine keskusesse, kuhu linn plaanib koos riigiga ja ka ümberkaudsete eraomanikega tekitada tegelikult Tallinna ühe olulisema ühistranspordisõlme. Balti jaam on oma maksimumi juba saavutanud. Me ei saa tipptunnil enam sinna ronge juurde panna. Ehk siis tõenäoliselt paljudele liinidele hakkabki Kristiine kujunema lõpppeatuseks. Kõik trollibussi ja trammiliinid koonduvad sinna kokku
ehk siis see kogu see nii-öelda Lääne-Tallinna liikumine hakkab käima siis sealt läbi. Kui Liivalaia suur projekt valmis saab, 4 aasta pärast loodetavasti kavatseb linn alustada uut suurt muudatust kesklinnas. Kalevi alt on välja võetud peatänava rajamise plaan. Mõneti huvitav, et Tallinn otsib seni oma südant ja kui ma teile nüüd ütleksin, et see siin ongi Eesti pealinna au ja uhkus, linna peatänav Narva maantee, siis peaksite seda väidet ilmselt mõneti fantaasia valda kuuluvaks. Narva maantee on tegelikult niisugune väga oluline telg Tallinnale ja siis lisaks on see ühendus ajaloolise vanalinna ja Kadrioru pargi vahel nii oluline, et nagu väga suur osa Tallinnas käivatest turistidest ka tahaks külastada vanalinna, tahaks käia Kadriorus ja tänapäeval nad sõidavad sinna bussidega või kuidagi muud moodi. See on tegelikult täiesti niisugune jalutatav kaugus. No, eks ta iseenesest on ju ajalooliselt olnud Tallinna üks peatänavaid. Enamikel majadel on tegelikult esimese korruse pind on äripind. Kui me loome neile tegelikult võimaluse, et nad saavad hakata tänavale laienema oma välikohvikutega, kui sul seal kohviku pingi kõrvalt kohe auto läbi ka ei sõida, siis sul tekib sinna mugavam teineteemine haljastus. Ja see peatänava projekt ongi selline, mis tõmbab kokku seda liiklust, paneb sinna kesksesse niisuguse kvaliteetse trammidee ja laiendab suuresti kõnniteid, kus on ka puud kõrval. Võib-olla see on sarnane muutus, nagu me oleme näinud selles Vana-Kalamaja tänavas on samuti kotsepuu ja Vana-Kalamaja nurga peal oli niisugune suur liiklussõlm ja täna on see juba plats. Arhitektid on muide samad, kes ka peatänavad. Et kui me selle ruumi ümber mõtiskleme, siis ma arvan, et ja see võtab kõik aega, aga pikas perspektiivis ma kujutan ette, et Tallinnast võiks saada täiesti selline linn, kus niisugune keskklassi või ka jõukam Tallinnane pigem soovibki sõita trammiga tööle. Ja ikkagi jääb neist suurtest plaanidest kuuldes hinge kahtlus, kas see kõik ikka tuleb. Tallinna linnavalitsus ei ole seni olnud just eriti innukas suurte muudatuste heakskiitja. Linlane ja linnavaatleja Dan Mikin paneb suuri lootusi Tallinna edasises teadlikus arendamises just sellele, et Tallinnal on lõpuks jälle alates eelmisest sügisest Andro Männi näol linnaarhitekt. Nüüd on linnaarhitektile on lootus, et tekib nägemus, tekib suur plaan. Nii nagu kunagi Saarinen tegi Tallinnale generaalplaane, mis küll ei teostunud, aga see oli vähemalt ühe asjatundja nägemus, kuidas linn võiks tervikuna toimida. Me unistame natuke, millal Tallinn siis lõpuks linnaks võiks saada? Selle kohta on meil ka muistendid olemas, et kuidas... Mitte ealeski. Et mitte ealeski. Ja ma arvan, et see on ka igati hea. Ülemiste vanake seal valvab, et Tallinn valmis ei saaks. Ja linn ei ole koht, kus sa liigud punktist A punkti B, vaid ka see teekond punktist A punkti B on see, mida sa naudid ja kus sa tunned rõõmu, et sa oled Tallinna linna kodanik. Muidugi, mujal Eestis võib küsida, miks järjekordne lugu Tallinnast. Üks põhjus on see, et pealinnas elab ligi 1/3 Eesti rahvast, seepärast pälvib ta ka enam tähelepanu. Kohati võib tunduda, et Tallinnas käibki pidev võitlus kõige nimel. Samas, midagi saavutatakse ikka ka. Minu jaoks on märkimisväärne näitaja see, et Tallinn on Euroopa puhtaima õhuga pealinn. Ja kui oma liikluskorraldust õigesti planeerime, ei ole kahtlust, et seda tiitlit ära andma ehk ei pea.